Tere kõikidele vaatajatele. Täna oleme võtnud endal teemaks üksindusstressi, sest me elame sellisel ajal, kus praegu soovitatakse väga palju hoida ennast inimestest eemal, olla kodudes, vähe ringi liikuda ning just nüüd, kui on käes jõulud, aastavahetus, kus me oleme harjunud tegelikult perekonnaga koos aega veetma ning aastavahetus on siis klassikaliselt sõpradega kohtuma, et uut aastat vastu võtta, siis nüüd on justkui käes see periood, kus selle asemel saame olla kodus ja rohkem iseendale otsa vaadata. Ja paljudele tekitab see sellist, ma ütleks, et üksinda olemise ärevust, kuna väga palju on harjutud elama endast väljas kõikide teistega koos ja vähe on pööratud tegelikult tähelepanu enda siseilmale. Ja siis hakkavadki kõik need teemad välja tulema. Kodus on hea tegeleda siis enda siseilmaga, aga samal ajal see toob ka väga palju selliseid ebameeldivaid punkte välja ning võib tekitada sellist ärevust, stressi, eriti nendel, kes ei ole harjunud enda sisekaemusega tegelema. Ja minuga on täna liitunud Londonist Marianne, kes on siis toitumisterapeut ja alustuseks ma lasekski sul ennast natukene tutvustada. Tere! Esiteks tahaks öelda, et mulle väga meeldib sinuga jälle kokku saada, uuesti vestelda tervise teemadel. Minu nimi on Marianne Kretško. Olen kvalifitseeritud toitumisterapeut ja olen praktiseerinud juba 3 aastat. Elan Londonis ja tegelikult tervisesfääris olen töötanud juba üle 7 aasta, nii et kas siis toitumisterapeudina või siis enne seda lihtsalt nagu toidulisandite maailmas, et siis toidulisandid on mulle väga tuttavad. Et täna me just tahamegi rääkida sellisel teemal nagu ärevus, üksindusärevus, võib-olla ka depressioon mingil määral, et tegelikult üksi olemine võib meie tuju maandada suuresti, et siis milliseid võtteid võib kasutada, milliseid toite süüa, kuidas siis nagu, mis tehnikaid üleüldiselt siis kasutada, et maandada endas ärevust ja võib-olla ka aidata oma tujul tõusta. Et siis jah, et me sukeldume nendesse teemadesse täna. Täpselt nii. Väga hea, mul on väga hea meel, et sa oled siin meiega, et sul on tohutu teadmiste pagas ja iga kord, kui ma sind kuulan, kui sa räägid, siis positiivses mõttes olen suu ammuni, mõtlen, vau, et nii äge, et sellise laia maailma pildiga inimene ja tegelikult orienteerud hästi ka selles peale toitumise valdkonnaga natuke rohkem selles psühholoogilises pooles, et just nimelt, et kui me oleme varasemalt rääkinud, siis sa oled ka maininud seda, et ma mäletan, see oli juba mitu aastat tagasi, kui sa rääkisid sellest, et inimesed tänapäeval on väga palju sellises kõrgemas pidevas stressitasemes, et sa rääkisid sellest siis just nimelt, et neerupealiste funktsiooni osas. Et kas sa tahaksid seda ka siin täna meie kuulajatele või vaatajatele siis rohkem lahti selgitada, et mida see tähendab? Jaa, et kindlasti muidugi neerupealised on ühed nagu näärmed, mis tegelikult töötavad välja meie stresshormoone, et siis tegelikult neid tuleb väga hästi hoida ja neid võib hoida mitmel viisil. On olemas nagu terve selline protokoll, mida võib siis jälgida, et siis kindlasti sinna sisse käib toitumine, sinna sisse käib uni, et ärme unusta oma und. Sinna sisse käib ka tegelikult sotsialiseerimine või inimestega suhtlemine, mis on tegelikult väga vajalik meile kui sotsiaalsetele individuaalidele, et tegelikult me päris palju meie psühholoogia
võib kannatada, kui inimene tunneb üksindust, et tegelikult kui vaadata vanu inimesi, kes on üksinda kodus kogu aeg, et kui neil ei ole mingit kontakti välismaailmaga, siis tegelikult sellised inimesed väga kiiresti närtsivad ja lähevad ära siit elust, et selles suhtes nagu, et ärgem unustagem oma vanureid enda ümber, et me võime ikkagi neile helistada. Tänapäeval on meil lihtsalt meeletu tehnika võimalus, et me võime neile alati zoomida, võime teha FaceTime'i, et siis suhtlemine ka teiste inimestega. Ja siis kindlasti looduses käimine, sest et loodus maandab ka stressi ja maandab ärevust ja tegelikult tõstab meie tuju. Sest et kui me käime looduses päisepäeva ajal, see, et meil on pilved väljas, ei tähenda, et me ei saa üldse mingit D-vitamiini või me ei saa isegi neid sinise valguse kiiri, mis on tegelikult nii vajalikud meie selle 24 tundi sisemise kella jaoks tegelikult, sest et kui me istume terve päev kodus arvutis, vahime ainult telekat ja oleme lihtsalt mingi selle kunstliku valguse käes, siis tegelikult meie keha ei funktsioneeri samamoodi kui käia väljas ja lihtsalt päevavalguse käes olemine. Et see tuleb ka arvesse võtta ja siis loomulikult mikroelemendid, mis toetavad meie neerupealisi. Aga ma arvan, et võib-olla alustaks kõigepealt sellest, et mida siis mis nagu toitumislaud meid ootab jõulude ajal ja siis nende pühade ajal, et võtkem seda ka arvesse, et paljud, ma kujutan ette, et hakkavad üle sööma, sest et üksindus võib ka sellist asja tekitada, kus inimesed tahavad üle süüa, sest nad tunnevad ennast emotsionaalselt, võib-olla nõrkadena, ma ei tea, ükskõik mida. Siis kindlasti nagu enne planeerida, et mida me siis enda toidulauale paneme. Et vaatamata sellele, et on pühad ja me võime süüa ükskõik mida tahame, aga ma ikka alati soovitaks, et oleks 3 toidukorda, et hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök. Ja et siis iga toidukord oleks ilusti balansseeritud, siis ma kõigepealt siis nagu vaadates makroelemente, et siis nagu rasvad, valgud ja süsivesikud, et oleks paigas, et siis tegelikult iga toidukorraga me peaksime sööma piisavalt valku, et tegelikult iga keha kilogrammi kohta peaks olema meie päevas 0,8 grammi valku. Et tegelikult valgul on hästi suur osa meie närvisüsteemis ja ka immuunsüsteemis, et me saame aminohappeid, mis siis kas aitavad toetada meie immuunsüsteemi või siis meie närvisüsteemi. Et eriti vajalikud on aminohapped just närvisüsteemile, et välja töötada mis need on? Neuromediaatorid. Jah, neuromediaatoreid, selliseid väikseid kemikaale, mis aitavad meie kehal tunda ennast paremini, et oleks rõõmsam meel ja et me magaksime paremini. Et selles suhtes me peame nagu kõik arvesse võtta. Ja mul tekkis kohe paar küsimust, mida ma tahan tegelikult küsida su käest. Okay. Et kui sa rääkisid siin sellest emotsionaalsest söömisest, siis minu jaoks ma olen ise tähele pannud seda ja olen ka kuulnud erinevatest teistest allikatest. Kaasa arvatud, ma olen ise suhteliselt selline psühholoogia valdkonna lembeline inimene, et ma uurin väga palju seda valdkonda ka. Ja seal on tihtipeale räägitud, et see emotsionaalne söömine on väga paljuski seotud meie lapsepõlve kogemustega, sealt tulnud selliste õpitud käitumismallidega. Ja ongi see, et kui on soov ennast lohutada ja hoida, siis sõltub sellest, kuidas inimene on seda väiksena
läbi teinud enda jaoks, et kui tal on olnud väike laps, et kuidas on tema vanemad teda hoidnud, missugune on nendevaheline suhe olnud, ehk siis missugune on olnud seal lapsepõlve kasvuruum. Ja siis läbi selle inimesed, kes kipuvad rohkem sööma, just nimelt seda emotsionaalset söömist tegema, on ka tulnud näiteks selle poole pealt, et mitte alati ei tähenda, et see peab olema see koht, aga lihtsalt, et sellised mõned üldistused on tehtud. Et see lapsepõlve need söömismustrid, kui näiteks laps on tundnud ennast halvasti ja ema on andnud talle kätte kommi, et näe, võta, see teeb su olemise paremaks, et see tekitab ka seda täiskasvanu ja emotsionaalset söömist, et kui sa tunned ennast halvasti ja ei ole oma emotsioonide ja tunnetega piisavalt hästi kontaktis, siis tekib see moment, et selle asemel, et vaadata enda sisse, tunnetada seda tunnet, seda emotsiooni ja töötada see läbi ja vabastada enda sees, mis tihtipeale ongi inimeste jaoks kõige suurem väljakutse. Hakkab tööle see esmane põgenemisreaktsioon, milleks on siis lülitada oma mõistes välja, vaadata telekat, Netflixi, lugeda uudiseid, peaasi, et mitte tegeleda iseendaga ja süüa seda lohutussööki, mis on tihtipeale rasvane, magus, selline, mis annab kehale seda emotsionaalset heaolu tunnet. Aga ma ütleks siinkohal ka seda, et see ei ole ainult see rasvane ja magus toit ei ole tegelikult just see toit, mis annab meile nagu hea tunde, vaid kui sa vaatad tagasi evolutsiooni, et kui sa vaatad tagasi lapsepõlve, kui ta on sündinud, milline konstitutsioon, millest koosneb rinnapiim, rasv ja suhkur. Ja see tegelikult saadab su aiu sõnumi, et see toit on hea, sest see aitab meil üle elada kriisi. Ja sellepärast inimesed tavaliselt tõttavadki kohe maiustuste leti juurde, sest et see on täpselt samamoodi, see on rasv ja suhkur. Ja see annab sulle sellise enesekindluse, et sa tunned ennast turvaliselt, et sa ei sure nälga. Ja see tegelikult siis omakorda veel vabastab endorfiinid kehas, mis tekitavad sul sellise hea tunde, sest et see on tegelikult kõik üle võetud meie elu algusest, kui me sündisime, kui meid ema rinnaga toitis. Või siis, kui ta ei toitnud, kui meid toideti kunstpiimaga, siis samamoodi seal on suht suur protsent rasva ja see piim on samuti natuke magus. Et see on selline nagu sõnum meie ajule, et näe vaata, tuleb sisse selline toit, mis hoiab meid elus. Et see on selline nagu survival mode, et see ongi millest põhimõtteliselt inimesed on tavaliselt siis sõltuvad. Või siis teine toiduversioon on see, kus inimesed söövad hästi soolast toitu. Et see soolane toit näitab seda, et võib olla mingi probleem neerupealistega. Et ongi, et vaata, neerupealised toodavad välja stresshormooni, aga soolane toit näitab, et seal mingisugune jama, et mingi lühis on sees, et järelikult tuleb vaadata, et kas saab kuidagi oma stressi maandada või siis näiteks mingid toiduaineid, mis tegelikult peaksid nagu loomulikus mõttes olema rikkalikud mingites mikroelementides, et siis me sellepärast nagu tahame neid süüa, et siis tuleb ka vaadata, et näiteks šokolaad, kui inimesed ütlevad, et mulle hullult maitseb šokolaad, et mul on selline šokolaadi näljas kogu aeg, et see on nagu minu selline nagu guilty pleasure, et siis ongi sellepärast, et näiteks on puudu magneesium, sest et kakaos on väga palju magneesiumit ja magneesium on selline element, mis aitab välja töötada neuromediaatorit ehk siis GABA. GABA on siis see, mis rahustab närvisüsteemi, et väga vajalik ka stressis ja ärevuses.
et siis tuleb nagu neid siukseid keha signaale tegelikult paika panna ja aru saada, et mis toimub. Et tegelikult keha on väga intelligentne ja ta alati oskab saata signaale ja näidata, mis puudused kehas on või organismis. Et ärgem unustagem, et jah, et su kõik isud, nad teavad täpselt, mis kehas toimub ja kui kuulata oma isusid, siis võib ka läbi ajaga kõik paika panna, mis toimub ja kuidas paremini süüa, mida süüa, nii et jah. Mulle tundub endale, et väga oluline osa sealjuures on ka see, mis toimub meie soolastikus ehk siis see bakteriaalne keskkond. Et ma olen päris palju seda juba öelnud ja ma tõenäoliselt jään seda ka ütlema, et meie see mikrobiota, mis elab meil väga suures osas siis soolastikus, muidu igal pool, et kaasa arvatud siin õhus, et siis see mikrobiota, mis elab soolastikus, mõjutab väga tugevalt meie ajutööd. Ta saadab meile signaale ja vastavalt sellele, mis sööki me sisse sööme, missugust toitu me anname omaenda bakteritele, siis mõjutab ka jällegist meie immuunsust, meie seedimiskiirust kas või näiteks, sest jämesooles need ju tegelikult seedivad meie kiudaineid ehk siis toimub selline kerge fermenteerimisprotsess, mille käigus siis vabastatakse just nimelt neid kasulikke ühendeid, neid vitamiine. Näiteks osad bakterid toodavad meile just nimelt sedasama gamma-aminovõihapet, et toetada meie närvisüsteemi ja meie ajutööd ja just nimelt tekitada selliseid positiivseid hormoone juurde, et serotoniini ja dopamiini, et me oleksime rõõmsamad ja õnnelikumad, et see toitumise osa sealjuures on hästi-hästi oluline. Et ei maksa vaadata lihtsalt seda, et nüüd ma võtan lisaks probiootikume, vaid tuleks vaadata seda tervikpilti, et kuidas ma hoian omaenda tervist läbi selle, et ma söön õiget toitu ja toetan siis seda keskkonda, mis mu sees elab. Jah, et see on ka väga suur osa kogu sellest ärevusest ja meie närvisüsteemist, et tegelikult meie seedeelund või seedeelundid tegelikult mängivad suurt rolli selles. Et ma lisaks sinna juurde ka seda, et kui me sööme nagu väga sügavalt töödeldud toiduaineid, suhkrut või siis suhkur on väga lai mõiste, et ma ütleks rohkem suhkurt, mis on rafineeritud ehk siis valge suhkur, mingid maiustused, paneme sinna juurde veel mingisugused transrasvad, et siis tegelikult need toidud tekitavad kehas põletikku ja selline süsteemne põletik tegelikult tekitab ka depressiooni ja ärevust. Ja samal ajal ka söödab neid mitte siis soovitavaid või mitte, ma ei taha öelda nagu pahasid baktereid, aga siis inglise keeles on siis non-beneficial, et nad ei ole siis nagu kehale mitte mingil määral nagu kasulikud, ebakasulikud, ütleme siis nii. Et jah, ja siis on veel selline asi, et kui me sööme neid ebatervislikke toiduaineid, siis tegelikult need head bakterid ka võivad tekitada negatiivset efekti kehas, kui nad hakkavad ujuma ülespoole peensoolde, sest et seal on kogu see hea toit, mis tuleb sisse ja hakkavad seal siis kasvama ja üle kasvama. Ehk siis tekitavad sellise mitte haiguse, vaid sellise ebatasakaalu, mille nimi siis on SIBO ehk siis SIBO, et ma ei ole päris kindel, et kuidas eesti keeles seda lahti saab öelda, et see on tegelikult small intestinal bacterial overgrowth, et see hakkab ka omaette tekitama probleeme seedimisega. Et kui me sööme, et siis me tunneme, et kõht on kuidagi liiga täis ja liiga kaua ja siis
peale toidukordasid on alati puhitus. Et siis tegelikult ka, et siin Inglismaal juba on see arstide poolt ka tõestatud, et selline asi toimub kehas ja arstid täitsa vaatavad seda, kui diagnoosivad tegelikult seda juba, mis on väga positiivne. Ja mis nemad siis soovitavad selle koha peal, nemad loomulikult soovitavad antibiootikume, aga tegelikult on olemas mitmeid teisi võtteid, naturaalseid võtteid, mis me saame kasutusele võtta, et me vähendame seda toitu, mis tegelikult tekitab seda ülekasvu. Kasutame selliseid toitusid nagu ma ei tea, kõik, mis on nagu antifungal ja nagu selline seenevastased ja vähendame siis suhkrut ja selliseid toiduaineid, mis ei tekitaks veel seda juurdekasvu ja juurde ujumist sealt allapoolt, et jah, et hoidmine oma seedeelundite tervena hoidmine on ka üks väga suur osa sellest kõigest, et tegelikult kui mõelda, siis eelmine kord me rääkisime ka tegelikult seedimisest, et kui mõelda, et siis tegelikult seedimine on see, mis puutub kokku kõigega, mis me oma suhu paneme kõige esimesena, nii et kui seal on probleemid, siis need probleemid tekivad ka allapool ja kaugemal ja muudes osades, kehaosades ja süsteemides, nii et tegelikult kõik süsteemid kehas on omavahel seotud. Samamoodi ka neerupealised on seotud, et kui meil on soolestikus probleemid ja me ei suuda imendada toiduaineid nii nagu peab, siis me ei saagi mikroelemente, eriti tähtsaid mikroelemente nagu B-vitamiinid näiteks, mis mängivad väga suurt rolli rasvade, süsivesikute ja valkude lagundamisel, mitte lagundamisel, vaid just, et nad konverteerivad need makroelemendid siis nendesse neuromediaatoritesse näiteks. Nemad aitavad luua energiat mitokondrias, et siis hästi palju oleneb sellest, kuidas meie seedimine funktsioneerib, et siis panna hästi suurt rõhku sellele. Ja loomulikult toidud, mis võivad aidata, on muidugi kiudainelised toidud, aga ma ei mõtle selle all siin igast leivad ja saiad. Et ma mõtlen just selliseid asju nagu köögiviljad, eriti juurviljad on väga head, puuviljad, isegi kui nad on, ütleme, toidu sees, et nad ei ole värsked, et nad ikkagi mängivad väga suurt rolli, andes kiudaineid. Isegi mõned rasvad on väga vajalikud, nagu näiteks, ma isegi ei kujuta ette, kuidas eesti keeles oleks butyric acid. See oleks näiteks võis. Jah, et see oleks, seda leiab väga palju sellistes toiduainetes nagu rasvased piimatooted, mida ma tegelikult ei reklaami nii väga, aga näiteks on olemas selline hästi vägev või asendaja või ta ongi nagu või tegelikult on ghee. Ja mina väga palju soovitan oma klientidele, kellel on näiteks probleemid seedeelundite, seedimisega ja bakteritega, et tegelikult ghee on hästi palju, see on siis nagu ghee on siis sulatatud või, mis on tagasi võiks tehtud. Jah, et seda kutsutakse Eestis siis selitatud või, et seal teatud ühendid on läbi selle kuumutamise protseduuri siis välja jäänud ja seetõttu ta sobib ka paremini nendele, kellel on laktoositalumatus või siis kaseinitalumatus. Just, et ghee ongi just nagu kergem seedida sellistele inimestele, et ja giis on hästi palju siis seda butyric hapet, et see on nagu väga võimas toiduaine meie bakteritele kõhus. Tegelikult bakterid toodavad mingil määral ise ka seda butyric hapet, et siis kindlasti ka vaadata seda, et kuidas meie ülemine seedimis
ülemised seedimiselundid töötavad, ehk siis kui hästi me mälume oma toitu, kui palju sülge me tegelikult toodame, sest süljes on ju ka ensüümid, mis hakkavad juba kohe tööle, nii kui meil süsivesikud tulevad sisse. Et kõik tegelikult käib nagu sammhaaval meie kehas ja kõik, mis funktsioonid toimuvad, et need peavad ilusti ära toimima selleks, et seedimine ilusti töötaks ja siis kõhuhape, millest me rääkisime eelmine kord ka, et see maahape siis on väga vajalik, et kui maahapet ei ole, siis me ei saagi tegelikult seedida ja lagundada oma toiduaineid, et selles suhtes nagu väga vajalik ka ja väga vajalik immuunsüsteemile, et kui me neelamegi mingisuguseid viiruseid või baktereid alla, et siis tegelikult see madal või kõrge hapesus kõhus või maos tegelikult tapab ju päris palju viiruseid ja igasuguseid sissetungijaid. Nii et ärgem unustagem, et see on ka tegelikult osa meie immuunsüsteemist. Ja siis loomulikult kõrge hapesus aitab selliste elementide imendumisel ja ümbertöötamisel nagu raud. Raud on väga vajalik serotoniini tootmiseks. Me teame ka seda, väga paljud naised peaksid seda teadma, kes kas siis on kannatanud aneemia käes või isegi rasedad naised, kes ei ole võtnud piisavalt rauda või ei ole saanud piisavalt rauda läbi oma dieedi. Ja siis peale seda, kui nad sünnitavad, on väga tihti, siis kaotavad juukseid hästi palju ja depressioon on kergelt tulema, et siis võtta seda arvesse. Ja siis loomulikult B12, mis on väga suurelt tegelikult, et väga-väga tähtis osa on maahappel selleks, et B12 saaks imenduda kehas. Et meie maahape toodab sellist asja nagu intrinsic factor. Ma ei tea, kuidas seda eesti keele panda, aga ma tean, mida see tähendab. Et see on selline väikene element, mis aitab, mis tegelikult nagu paaritub selle B12-ga ja aitab imenduda siis peensooles. Et kui meil maahapet on puudu, siis seda intrinsic factorit meie magu ei tooda kahjuks. Et just arvesse võtta sellistel inimestel, kes võtavad siis sellist ravimit, mis alandab kõhuhappesust. Ehk siis need PPI on selline grupp neid ravimeid, et proton pump inhibitors. Seda kasutavad paljud need, kes kipuvad palju pidutsema ja tarbivad alkoholi ja söövad just nimelt selliseid toite, mis tekitavad seda maa ülehappelisust. Ja olen ka kuulnud seda lugu, kuidas tegelikult teatud seltskonnas on üsna populaarne see, et minnakse peole, juuakse šampanjat ja siis sinna kõrvale võetakse just nimelt neid maahappelandeid. Wow, ma ei olegi sellist asja kuulnud, aga ma tean, et näiteks väga tihti arstid soovitavad seda ravimit, ilma et nad isegi nagu vaataksid sügavamalt, mis see päris probleem tegelikult inimesel on, et tihtipeale ei pruugigi olla, et kõrge maahappesus, et võib olla ka väga madal maahappesus, aga sümptomid võivad olla väga sarnased. Et siis tegelikult on väga raske aru saada, et kas sul on kõrge või madal maahape, et ei olegi olemas sellist nagu head testi, mida võiks teha, mis nagu ära näitaks, et kuhu poole see balanss siis on nihkunud, et selles suhtes ma eriti ei soovitaks alati kohe võtta neid ravimeid, sellepärast et ma nagu enda koha pealt ma alati üritan teha kõike nagu naturaalsel teel. Et siis võiks näiteks mõelda sellise mikroelemendi peale nagu tsink.
Sink on väga efektiivne, ta oskab hästi reguleerida seda maahappesust, et kui isegi on liiga kõrge, et siis ta aitab alandada seda või kui on liiga madal, siis ta aitab kõrgendada seda, et siis selles suhtes nagu singi puudus võibki olla selle põhjuseks. Või siis on olemas selline parasiit, kes elab meie kõhus nagu H. pylori, Helicobacter pylori, et see võib ka tekitada kõrget happesust, et kõik sellised väiksed asjad mängivad suurt rolli, kuidas meie seedimine töötab ja kuidas meie seedimine töötab allpool just jämesooles. Ja nagu sa mainisid, seal toimub väga palju protsesse ja väga palju mikroelemente on tegelikult, need bakterid on võimelised ise tootma ja meie kehale andma, nii et ei pea alati kõik ainult toidust saama, et suur osa meie närvisüsteemist tegelikult ongi meie jämesooles, et nagu sa ütlesid, need neuromediaatorid on ka seal tegelikult suuresti toodetud, sellised mediaatorid nagu dopamiin ja serotoniin ja siis GABA, et näiteks serotoniin on vist mingi 70%, mis seal toodetakse. Ma neid vahekorda täpselt ei tea, nii et ma usaldan seda, mis sa ütled. Kindlasti on, sest et ma olen nagu seda uurinud ka mitmeid kordi, et see on kuskil 70% juures, et päris suur protsent serotoniini tegelikult. Ja serotoniin on siis selline, millel on selline võime ka, et see ei ole ainult neuromediaator, et ta ka alandab põletikku kehas, et ärgem unustagem. Ja nagu ma mainisin eelnevalt, et tegelikult süsteemne põletik kehas võib ka tekitada ärevust ja depressiooni, et siis ärgem unustagem. Selle kohta on kusjuures isegi üks hästi huvitav uuring välja tulnud või teadustöö oleks õige öelda, kuidas just nimelt nendel inimestel, kellel on põletikulise soole sündroom, et meil on see otseselt seotud, mis toimub nende seedekulglas, on väga otseselt seotud nende enesetundega ja nende ärevuse tasemega. Et just nimelt, kui neil on see põletikuline sool läinud selliseks aktiivsemaks, siis nende ärevustase on ka suurem ja võib olla rohkem sellist kõrgenevat stressi olekut, mis hästi loogiliselt võttes ongi nii, et siis sa pead ju kogu aeg vaatama, kuidas mis toimub, mida saad süüa, mida ei saa süüa, kus kohas sa oled, mis on ümberringi ja kõik need nüansid hakkavad hästi tugevalt mängima. Jah, et soolestik ja seedimine, ma rõhutaks veel kord, et on väga-väga oluline, väga tähtis. Ja ärgem unustagem, et kui meil ongi stress, siis tegelikult soolestik ei tööta nii, nagu ta peaks töötama. Siis meie keha läheb sellisesse seisundisse nagu jookse ja, kuidas oleks tõlkes? Jookse ja põgene just, ja kui sa jooksed ja põgened ja kui vaadata jälle nagu läbi evolutsiooni, et tegelikult jookse ja põgene on lühiajaline stress, aga mis meil tänapäeval on see pikaajaline ja ta muutub krooniliseks ja see siis üle pika aja tegelikult kahjustab meie soolestikku ja võibki tekkida selline sündroom nagu näiteks põletikuline seede, mis sa ennem seal ütlesid eesti keeles? IBS, ma võin sulle inglise keeles välja. Põletikuline soole, minu meelest see oligi põletikuline soole sündroom. Just, või siis isegi sellised asjad nagu gastriit võib vabalt tekkida selle stressist, kõrge happelisus võib tekkida stressist, madal happelisus võib tekkida stressist. Põhimõtteliselt kõik haigused võivad tekkida stressist. Ja sellepärast ongi väga vajalik nagu vaadata enda närvisüsteemi ja ka seedimist. Et need kaks on omavahel hästi tihedalt põimitud. Tegelikult kui vaadata meie seedesüsteemi, siis tegelikult on meil seal tuhanded närvilõpmed, mis lähevad meie aiu sealt. Et siis kui on täielik nagu
out of balance, nagu ei ole mingit balanssi seal, siis tegelikult see omab nagu suurt efekti meie närvisüsteemile ka ja meie ajutööle. Aga kui nüüd mõelda teiste näärmete ja elundite peale, siis tegelikult nagu sa eelnevalt mainisid, neerupealsed on ka hästi olulised, et neid tuleb ka väga hoida. Ja neerupealised on siis sellised, mis toodavad meie stressihormoone, siis ehk kortisooli ja adrenaliini. Ja tegelikult see on meie endokriinsüsteem, osa meie endokriinsüsteemist. Et tegelikult naiste puhul on see siis seotud ka nende üleüldiste hormoonidega ehk siis estrogeeni ja progesterooniga. Et ma väga vabandan, et mul see sõnavara tegelikult on hästi inglaslik, et ma ei ole väga palju eesti keeles tegelenud tervise teemadel, aga ma annan endast parima. Et jah, et tegelikult on siis neerupealsed väga tihedalt seotud meie sekshormoonidega ka, või noh, kuidas neid teistmoodi võib nimetada? Suguhormoonidega. Mis asjad? Suguhormoonidega. Suguhormoonid, just. Et jah, et kui naine näiteks on väga stressis, siis tegelikult keha loomulikul viisil ei taha jääda rasedaks näiteks, et elades suurtes linnades ja töötades mingites väga tõsistes firmades, pidevas kroonilises stressis olemine ei ole tegelikult absoluutselt nagu hea keskkond lapse kasvatamiseks enda kehas, nii et naised, kes üritavad rasedaks jääda, siis alati mõelda selle peale, millised on nende stressitasemed, et siis kindlasti ka vaadata, et kuidas seda muuta, kuidas ennast toetada, kuidas reguleerida oma tsüklit, et kõik need asjad ka nagu arvesse võtta. Aga kui me räägime neerupealsetest, siis jällegi on vajalikud sellised elemendid nagu kalaõli näiteks, oomega-3. Siis oomega-3 aitab toetada ja maandada põletikku kehas. Et ka väga vajalik suguhormoonidele, et hoida neid regulaarselt ja eriti siis seda vahemikku progesterooni ja estrogeeni vahet, et kalaõli siis aitab seda ka reguleerida. Ja kalaõli, eriti see EPA, mis leidub kalaõlis, see on siis üks nendest rasvhapetest, mis on väga vajalik meie närvisüsteemile ka, et siis kindlasti süüa kala, rasvast kala eriti, siis rasvase kala all ma mõtlen selliseid asju nagu sardiine, heeringat, mis sinna veel käib, makrell, mis meil veel, Eesti kalad, Eesti on kalariik, nii et rasvast kala leidub seal päris palju, et siis kindlasti 2-3 korda nädalas süüa rasvast kala, et isegi pühade ajal võib selle asemel, et võib-olla teha seal mingit seapraadi, võib ka teha mingi väga maitsva kalaprae näiteks, et ei pea alati sööma rasvast ja sellist traditsioonilist toitu, et tänapäeval on nii palju erinevaid retsepte saadaval, et võib teha midagi absoluutselt teistsugust. Ja nagu ma mainisin, kindlasti selleks, et mitte üle süüa, siis selle õhtusöögi ajal, et kindlasti süüa regulaarselt päeva jooksul, et siis ka hoiaks su suhkru taseme balanssis. Selle kala osas, et palju kindlasti hakkavad mõtlema, et oi, ma lähen ostan nüüd forelli ja lõhet. Et sa just soovitasid selliseid väiksemaid kalu, mida tegelikult ei kasvatata, vaid tulebki püüda, mis on nii-öelda metsikult kasvanud.
et see vahe, mis seal on, et kuidas neid forelle ja lõhesid kasvatatakse, kui toksilised need on. Kas sa tahad äkki natuke seda ka selgitada? Tegelikult jah, et sellel nagu nendel kaladel on väga suur vahe, et jah, et meile kõikidele maitseb forell ja mis see teine oli? Lõhe just, et lõhe on meil eriti populaarne siin Inglismaal ka, aga kahjuks jah, et lõhe tuleb just eriti farmidest, et nad nagu kasvatatud farmides, kus nad tegelikult ei söögi seda vetikat, siis tegelikult kogu meie loodus ja meie tervis on tegelikult üks tsükkel, me kõik sõltume millestki ja samamoodi kalad, kui nad on kasvatatud farmis, siis nad tegelikult, neile söödetakse mingit, ma ei tea, mis kalasööki seal söödetakse, neile kindlasti antakse antibiootikume, sest et seal on nagu tohutud hulgad neid kalu koos, et kui keegi peaks haigeks jääma, siis tegelikult nad kõik suretavad üksteist välja seal. Et ma olen ise ka näinud nagu dokfilmi, kus nad siis nagu viskavadki nagu antibiootikumi vette, et kalad siis nagu seda toidu korra kõrvalt sööksid, et siis võtta see kindlasti arvesse, et kuidas antibiootikumid pärast meie seedetrakti mõjutavad, et nad tegelikult ju pesevad välja kõik head bakterid, et selles suhtes, et jah, et me sööme kala ja me mõtleme, et me saame head rasva, oomega-3, aga tegelikult peame ka mõtlema, et kõik need muud nagu elemendid, mis sinna juurde käivad, et seda kala üldse kasvatada, et siis ma alati soovitan kala, mis on, nagu sa mainisid, metsikult kasvanud ja teda on püütud, et tegelikult Eestis veel on see väga levinud, et inimesed söövad näiteks mingit jõekala, järvekala või ma ei tea, isegi mingit merekala on teil ka saada, sest kui ma suvel Eestis olin, siis ma avastasin, et Mustamäel on üks väga lahe turg ja seal oli päris suur kalalett, kus siis oli päris palju Eesti metsikut kala, mis oli väga suur üllatus ja väga nagu rõõmus üllatus minu jaoks tegelikult. Nii et jah, et keskenduda rohkem sellistele kaladele, mis on metsikult kasvanud ja mis on just väiksemat sorti. Et mida väiksem kala, seda väiksem kontsentratsioon siis nendes toksiliste metallide suhtes. Et mida suurem kala, et siis ta nagu tegelikult filtreerib rohkem seda, eriti merekalad filtreerivad rohkem nagu vett meres ja nendesse siis kahjuks nagu settib rohkem seda toksilist metalli. Aga mis ma tahtsin veel kala suhtes öelda, et jah, et kui eriti merekala, et merekala oleks kõige parem variant, sellepärast et merekala sööb vetikat ja vetikas leidub DHA, mis on siis teine rasvhape ja see DHA, mis meie kehas tegelikult meie ei suuda seda konverteerida EPA-ks, aga kalad suudavad, nii et kui meie sööme kala, siis me saame nagu kogu selle hea spektrumi sellelt kalalt, et selles suhtes võtta ka see arvesse. Et põhimõtteliselt EPA ongi siis nagu vastutab selle eest, et kehas maandada põletikku ja DHA on siis rohkem see struktuurne rasv ja DHA, kui me räägime hormoonidest, siis tegelikult DHA aitab kõrgendada progesterooni kehas või tõsta progesterooni, mis on tavaliselt väga suur probleem, kui naised on stressis, sest et kortisool läheb alla sama teed pidi nagu progesteroon ja kui meil on vaja rohkem stresshormooni välja töödelda, siis tegelikult meie keha ei tööta välja nii palju progesterooni kui vaja, vaid ta annab selle rasva või selle rasva kortisoolile ja meie keha hakkab töötama välja rohkem kortisooli, sest meil on vaja ellu jääda, meil on vaja ära joosta. No mitte reaalselt, aga keha arvab, et on vaja ära joosta. Et siis ongi, et kui süüa kala või võtta kalaõli, et
see vahe, EPA ja DHA vahe oleks väga hästi reguleeritud, et siis ei ole niimoodi, et hästi palju EPA-d ja hästi vähe DHA-d, et nad oleksid mõlemad balansis. Ja siis DHA on ka väga vajalik meie ajurakkudele, sest 70% meie ajust on tegelikult rasv. Ja just siis nendes raku siis nende väliskest on selles väliskestas on hästi palju DHA-d ka olemas. Rakumembraanis. Just rakumembraanis. Et siis ta aitab nagu parandada rakumembraani ja silmades täpselt samamoodi, eriti jälle, kui naised on rasedad, et ärge unustage omega-3 võtta, sellepärast eriti veel, kus on palju DHA-d, et aidata ka lapse ajul ja silmadel areneda ja ka enda silmadel, et nad jääksid terveks peale rasedust. Me räägime väga palju rasedusest, et kuna ma ise olen oma raseduse viimases etapis, et siis see tundub nagu siuke loogiline teema, aga samamoodi nagu isegi mehed ja naised, et omega-3 on väga-väga vajalik, sest me ei saa piisavalt neid rasvhappeid oma toidust, et siis tihtipeale meie omega-6 on väga kõrge, aga omega-3 siis jääb puudu ja siis ongi, et omega-6 on meil on siis nagu pro-inflammatory, et ta nagu tekitab siis põletiku kehas, mis on ka vajalik, et ärgem unustagem, põletik ei ole ainult paha, sest et see on üks immuunsüsteemi funktsioon tekitada põletikku, et siis nagu keha parandada. Aga kuna meil ei ole piisavalt omega-3, siis see tekitab sellise, viskab nagu keha balansist välja ja tekitabki rohkem siis seda põletikku ja omega-3 on siis see, mis maandab põletikku, et nad peavad alati balansis olema. Ja ma lisan siinkohal juurde, et kui sa ennem mainisid butyraati, jah, ma arvan, et ma ütlen seda õigesti eesti keeles, siis üks pool sellest on, et mitte ainult keha ei tooda seda, vaid ka bakterid, mis on just jämesooles, aitavad meil toota kehale butyraati juurde ja see on selline fantastiline aine, et selle kohta on tulnud päris palju selliseid teadusartikleid ja uuringuid, et kuidas see tegelikult aitab just nimelt meil soolestikus põletikku vähendada ja terves kehas tegelikult. Ta toetab ka väga palju ajutööd, et selline hästi-hästi kasulik aine, mida siis tegelikult bakterid ka meile toodavad. Just. Ja see ongi siis üks nendest nii-öelda postbiootilistest ühenditest, mis on siis bakterite elutegevuse jääk nii-öelda. Et samamoodi siinkohal ma nüüd mainin ka ära, et Ohira toodetes on see sees olemas just nimelt selle postbiootilise ühendina ja see on üks põhjus, miks just nimelt need probiotikumid aitavad hästi kiirelt ka põletikku kehas alandada, et kui on soolestiku probleemid, et siis see aitab seda väga kiiresti leevendada. Väike kõrvalpõige. Just, aga väga oluline kõrvalpõige, sest et mul jäi see mainimata, aga väga tore just, et kui me jällegi hoolitseme oma soolestiku ees, siis keha tegelikult teeb päris palju meie jaoks. Et kui meie teeme oma keha jaoks palju, siis ta annab meile ka vastu. Et see ei ole niimoodi, et ainult võtame ja saame. Et peame ise ka midagi selleks tegema. Et jah. Aga kui minna nüüd tagasi ärevuse ja depressiooni ja üksik olemise juurde, siis ma võib-olla lisaks veel, et uni on selline ka väga suur element stressist ja depressiooni juures, et kui me ei maga piisavalt või meil on näiteks selline katkene uni, et me näiteks öösiti ärkame tihtipeale üles ja siis mõtleme hästi palju, et sest päris paljud unehäired tegelikult ongi tekitatud stressist ka, et meil on näiteks mingid mõtted peas, me ei suuda maha rahuneda, me ei suuda magama jääda ilusti või siis me ärkame öösel üles kuskil, ma ei tea, tavaliselt
kliendid, kellega ma tegelenud olen ja kes siis kannatavad unehäirete all, siis nemad tavaliselt kaebavad, et kas nad ei saa magama jääda või nad ei suuda pärast, kui nad üles ärkavad, magama jääda. Et tavaliselt see kellaaeg, mis inimesed juhtuvad üles ärkama, on kuskil 3-4 ajal. Ja ma ütleks selle koha pealt nii, et tegelikult see võib olla seotud ka suhkru tasemega meie veres. Et kui suhkru tase langeb öösel, siis põhimõtteliselt inimene ärkabki ülesse ja võibki jääda vähkrama kuni hommikuni. Et siis näiteks võiks kasutada selliseid mikroelemente või süüa toitusid, mis on rikkalikud selles mikroelemendis. Magneesium. Et magneesium on väga oluline meie ka närvisüsteemile. Aga magneesium, kõik, kes nagu hästi tihti inimesed, kellega ma olen rääkinud, seostavad magneesiumit tavaliselt lihastega või siis spordiga, et kui ma teen hästi palju sporti, siis mul on kindlasti vaja magneesiumit. Jah, et see ei ole ka vale, et magneesium on väga vajalik meie lihastele, sest ta aitab lõdvestada lihast. Meil on 2 elementi, mis aitavad meil kõndida ja oma asju teha ja igapäevaselt liikuda, on kaltsium ja magneesium, et kaltsium siis pingestab lihast ja magneesium on see, mis siis vabastab või ongi vabastab. Lõõgastab lihast. Et ma ei mõtle selles suhtes nagu, et sa istud maha või viskad pikali ja lõõgastud, vaid põhimõtteliselt iga kord, isegi kui su suu liigub, su käed liiguvad, tegelikult sul on alati nagu see contraction and relaxation, et tegelikult see on väga vajalik. Jah, ja näiteks kui inimesed lähevad õhtul magama ja nad ei suuda ennast nagu lõdvestada, siis magneesium võib füüsiliselt aidata lõõgastuda lihastel. Aga samas on ta ka väga tihedalt seotud kesknärvisüsteemis, nagu selle närvisüsteemi maandamisel. Et jällegi magneesium on seotud ka GABA väljatöötamisega ja GABA on siis jälle see neuromediaator, mis aitab rahustada närvisüsteemi ja eriti inimesed, kes siis kannatavad ärevuse all ja stressi all, et siis neil tihtipeale on tegelikult puudu sellest neuromediaatorist. Ja magneesium on siis tegelikult üks nagu see kofaktor, mis aitab välja töötada seda neuromediaatorit. Ja siis kolmandaks on magneesium väga hea selleks, et ta aitab öösel siis hoida suhkru seda taset balanssis, et inimesed ei kannata selle suhkru languse all ja siis järsku tõusevad üles ja ei saa tagasi magama jääda. Et siis ma kindlasti soovitaksin võtta magneesiumit enne magama minekut või siis süüa magneesiumi rikkalikke toiduaineid ehk siis, mis seal on need kõik rohelised, leht, taimed või ükskõik nagu brookoli, kapsad, kõik sellised on väga rikkad magneesiumis. Et magneesium on tegelikult nagu meil veres on raud, mis on nagu see keskelement, mis hoiab seda hemoglobiini nagu koos, et siis tegelikult klorofillis lehttaimedes ja igast rohelistes köögiviljades tema on siis nagu see keskaine klorofillis, et mida rohkem rohelist, siis alati mõelge rohkem magneesiumit. Ja siis veel üks hästi mõnus toiduaine on tatrapuder, mis on tegelikult Eestile väga pärilik, et Eestis süüakse tatart väga palju ja tatras on tegelikult suur osa magneesiumit, nii et ärge hoidke tagasi tatra söömisest, et tatar ja peale magneesiumi seal on veel palju teisi mikroelemente, mis on väga tervislikud meile. Pluss siis, nagu ma eelnevalt mainisin, šokolaadi.
kakaos on hästi palju magneesiumit, aga siis see kakao peab olema toorkakao, et ta ei ole kuumusega töödeldud või pastöriseeritud. Et seda võib leida ka tervisepoodidest, ma kujutan ette, et siis võib seda panna kas, ma ei tea, hommikupudru sisse või siis võib panna smuutidesse. Võib ka, ma ei tea, teha õhtul mingi mõnus soe kakao või kuum kakao näiteks. Muidugi mitte piimaga, võib teha mingi pähklipiimaga näiteks ja mitte hulluks minna suhkru lisamisega. Sinna võib mingit vahtra siirupit näiteks natuke panna või siis agave siirupit, et siis natuke sellist magusust ka anda. Ja mis veel, et une poolt veel siis nii palju, või une koha pealt, et ma väga soovitaksin inimestel panna ära oma need ekraanid ja telefonid kuskil juba kella 8:30, 9 ajal, et tegelikult see sinine valgus või need valguskiired ekraanides, kui nad lähevad läbi meie silmade, siis tegelikult meie aju töötab välja sellist hormooni nagu melatoniin, mis aitab meil maha rahuneda ja mis aitab meil põhimõtteliselt keha valmistada ette uneks. Aga kui me vaatame ekraane, siis see sinine valgus tegelikult blokeerib seda melatoniini tootmist. Ja siinkohal jällegi, et kui me eelnevalt rääkisime serotoniinist, siis ikkagi on väga tähtis, et meie keha saaks piisavalt serotoniini või töötaks välja piisavalt serotoniini, sest serotoniini järgmine etapp on, et ta konverteerub melatoniiniks, et kui meil ei ole piisavalt serotoniini, siis me ei suuda ka piisavalt melatoniini toota kehas. Et siis võtta see arvesse. Või siis mida mina tihtipeale soovitan oma klientidel omale hankida, on siniste kiirte blokkivad klaasid, et on mitte klaasid, vaid prillid. Ja meil on isegi Eestis täitsa Eesti oma firmades neid on tootma hakanud. Okay. Need on saadaval meil erinevates Eesti disainipoodides. Et sellised erinevad versioonid, et hästi tore tegelikult, et selline võimalus on tekkinud ja meil Eestis tehakse seda. No, see on väga tore, sest et tihtipeale nad näevad nii jubedad välja nagu mingi oranžid lihtsalt klaasid suusataja prilli kujuga, et need ei ole just kõige atraktiivsemad. Et selles suhtes jah, et on väga tore näha turul, et väga paljud firmad on hakanud tegema selliseid moodsaid prille, aga mis siis ikkagi, neil on siis oma funktsioon ka, et nad blokivad seda sinist valgust eriti nagu ekraanidest ja ma alati ka soovitan klientidel panna oma telefonid kas siis selle musta taustaga või need siis võtavad maha selle sinise tooni, et nad teevad selle ekraani hästi kollaseks. Ma tean, et alguses on nagu siuke eba kasutada sellist kollase ekraaniga telefoni, aga mingi aja pärast nad harjuvad ja siis on hoopis teistmoodi. Sa tunned juba ise, kuidas silmad ei väsi, kui sa vaatad sellist ekraani. Et selles suhtes võtta see arvesse, et sinine valgus tegelikult segab meie seda circadian rhythm või seda mis rütm on? Circadian rütm, just, et see ongi see 24 tundi keha sisemine kell. Et kui me kasutame siis neid prille või siis paneme ära oma telefonid ja arvutid ja võib-olla ei vaata telekat liiga hilja, et me läheme varem magama. Kui sa magama just ei saa jääda varem, et siis sa lihtsalt oled oma magamistoas, sa sätid kõik valguse niimoodi, et oleks tumedam valgus või selline kollakam valgus, võib ka soolalambi panna näiteks omale magamistuppa selle asemel, et kasutada mingit laelampi.
mis veel, võib panna ka paar seda tilka lavandlit oma padjapüürile, et aidata maandada ennast. Lavendlit. Või jah, lavendlit, et ja mis veel, võib lihtsalt lugeda raamatut ja teha seda, ütleme mingi 2-3 nädalat, et hakata lihtsalt tekitada rutiin, et sa lähed voodisse kuskil kella 9:30 ajal, kui sa just tunned, et sa oled väga väsinud ja stressiline inimene, et kui tegelikult kehal on, nagu ma eelnevalt juba mainisin, keha on meil väga intelligentne, et ta hakkab juba saatma signaale varakult, kui ta on tõesti väsinud ja elus on palju stressi, siis tegelikult väga paljud inimesed juba hakkavad ennast väsinuna tundma kuskil 8:30 ajal. Ja see tundub tegelikult siuke naeruväärne aeg, et kes läheb sellisel ajal magama, ega mingi laps ei ole. Et selline nagu ego tuleb kohe ülesse. Aga tegelikult see ongi esimene märk, et keha on väga väsinud ja tegelikult peaks seda signaali kuulama ja minema magama. Sest et kui niimoodi teha kuskil 3-4 nädalat, siis tegelikult see uni reguleerib ennast ja mingi kuu aja pärast see muutub hiljemaks. Aga lihtsalt see, et kui me magame iga tund, mis me magame enne südaööd, võrdub 2 tunniga peale südaööd. Ja see on sellepärast, et meie keha toodab rohkem kasvuhormooni enne kella 12. Ja kasvuhormoon on üks väga-väga vajalik hormoon meie kehale, mis aitab meie keha siis parandada. Ta on nagu väike töömees, kes käib ringi ja parandab kõike, aga samas ta ka maandab või alandab kortisooli ehk siis meie stresshormooni. Ja mida rohkem me seda kasvuhormooni välja töötame, seda rohkem meie närvisüsteem tegelikult maha rahuneb. Et siis jah, et unehäired tihtipeale võivadki sellest olla, et me ei kuula oma keha ja me lähme liiga hilja magama. Ja see aeg, kui me sätime ennast magama, ütleme mingi 12 ajal 11:30, siis tegelikult me oleme juba nagu üle astunud oma keha signaalist ja kui keha tahtis magama minna kell 8:30, siis tegelikult me blokkisime ära oma selle melatoniini potentsiaali või kui palju melatoniini keha suudab toota ja me aktiveerisime uuesti adrenaliini ja kortisooli väljatöötamise. Et siis ongi, et kui me enne und hakkame välja töötama stresshormooni, siis me ei suudagi ilusti rahulikult magama jääda õhtul kuskil kella 11-12 ajal. Et jah, et selles suhtes nagu siis keha kannatab ja tegelikult väga paljud raamatud juba kirjutavad sellest, et me võime süüa kõige paremat dieeti, meil võib olla kõige parem dieet üldse, mis on võimalik. Me võime teha sporti, me võime võtta mikroelemente, aga kui uni on paigast ära, siis tegelikult kõik see läheb aknast välja, et uni on tegelikult palju tähtsam kui kogu see ülejäänud, need kõik ülejäänud aspektid. Et selles suhtes, et und tuleb unesse tuleb suhtuda austusega ja tegelikult see on üks nagu meie võimalus näidata kehale, kui palju me temast hoolime. Aitäh sulle selle selgituse eest, see oli väga-väga hea, et ma olen ise tihtipeale seda tähele pannud, et enda juures, et kui ma vajun ära seal 8 paiku, siis mulle justkui tundub, et see on liiga vara veel magama minekuks. Ma kogu aeg olen rääkinud ise ka sellest tsirkadiaanrütmist, mida see tähendab ja kuidas hoida magamist juba võimalikult pimedana, võimalikult igasuguste seadmete vabana, et sul oleks võimalus nagu niimoodi välja puhata. Siis ma ise olen mõnikord täitsa läinud selle vastu, et ma ei ole kuulanud oma keha ja olen mõelnud, et liiga vara magama minna. Ja tihtipeale, kusjuures see ei ole ainuke, et usu mind, mul on väga palju kliente selliseid, kes nagu
üllatusega ütlevad, et päriselt või mingi kell 8 või 9 pean juba hakkama mõtlema magama minemisele. Tulen koju kuskil 7:30, et nalja teed, aga see on just sellistes olukordades vajalik, kui inimesel on neerupealne väsimus. Ehk siis see väsimus on juba tõsine väsimus, see ei ole selline naljaväsimus, et sa oled lihtsalt natuke väsinud, vaid neerupealne väsimus on see, kui su keha töötab üle stresshormooni, mis tähendab, et sa tegelikult töötad liiga palju seda välja ja lõpptulemusena on siis täielik crash nagu, et sa viidki oma keha sellisesse olukorda, kus ta ei suudagi enam isegi voodist välja tõusta või isegi üksinda WC-sse minna, sest ma olen näinud selliseid inimesi, kes on kannatanud kroonilise neerupealse väsimuse all, et nad, noored inimesed, lihtsalt nii ületöötanud ja üle stressanud oma elu jooksul, et nad ongi voodis pikali. Neil on vaja kedagi, kes nende eest hoolitseks, sest ükskõik kui palju nad ka ei magaks, nad ei suuda tagasi saada seda energiat, mis aitaks neil isegi püsti tõusta, et WC-sse minna. Ja see ei ole nalja asi, et see krooniline stress on väga laastab kehale. Nii, me oleme siin rääkinud nüüd toitumisest, mis toimub kehaga, kui keha on stressis, kuidas see seisma jääb, kuidas on närvisüsteem omavahel ühenduses, kui oluline on meie seedekulgla ning natukene ka hormoonidest ja bakteritest ja kuidas need omakorda siis terviksüsteemina teineteist toetavad. Et kui nüüd mõelda selle peale, et me oleme sellisel põneval ajastul, nagu me oleme ja saame seda kõike kogeda, mis on need sellised, ütleme näiteks 3 nippi, mis on hästi lihtsalt, mis aitaksid inimesel oma sellist tasakaalu hoida ja närvisüsteemi paigas hoida, et ma tean, et paljud räägivad hingamisest ja muudest sellistest, et meditatsioonist, aga kui võtta selline kõige lihtsamad asjad, mida saab kiiresti ise teha, et kas sul on mingeid selliseid soovitusi või mõtteid? Ja tegelikult 3 on nagu väga, väga vähe selleks, mida inimene võib teha, sest 3 nippi tegelikult ongi juba näiteks uni, toitumine ja looduses käimine, aga tegelikult see, mis sa mainisid hingamise koha pealt, siis see on tegelikult see, mida me ei jõudnud, millest me ei jõudnud rääkida täna, sest hingamine, kui sa mõtled niimoodi, et okei, ilma veeta me võime elada mingi mõned päevad või ütleme nädala maksimum. Ilma söögita me saame elada kuu või natuke isegi rohkem, aga ilma hingamiseta, kaua me hinge kinni hoides elame mingi mõned minutid, et tegelikult kui nii võtta, siis hingamine ongi kõige tähtsam meie tervisele, et kui me suudame hoida oma hingamist kontrolli all, hingamine on sügav, hingamine on rahulik, siis ta tegelikult kontrollib ka meie tervet närvisüsteemi. Et jah, et üks nagu nippidest või tehnikatest võiks olla hingamine ja kuna ma ei ole hingamisekspert, ma ei ole õppinud mingisuguseid meetodeid, aga ma kindlasti soovitan näiteks vaadata midagi YouTube'is, sest meil on väga palju eksperte seal tänapäeval, isegi Wim Hof, keda kõik teavad. Ma tean, et Eestis tehakse palju seda Wim Hofi hingamist ja külmas vees ujumist. Mul on endal ka tuttav Eestis, kes sellega tegeleb. Siis tegelikult uurida hingamise kohta, kuidas saab näiteks hommikul ennast päevaks ette valmistada hingamisega ja õhtul samamoodi, et kuidas saab ennast enne magama minekut siis maandada läbi hingamise. Kellele meeldib, võib proovida ka meditatsiooni, sest meditatsiooni on juba teaduslikult õpitud, see ei ole mingisugune, ma ei tea, lihtsalt kuskilt tulnud trend, et meditatsioon tegelikult töötab meie närvisüsteemi
koha pealt väga positiivselt, et ta võib ka maandada stressi, ta võib ka nagu viia meid hoopis teistsugusesse seisundisse, rahulikku seisundisse. Ja siis loomulikult uni, millest me rääkisime, et kindlasti arvestada sellega, et uni on tähtis, uni on palju tähtsam kui spordi tegemine või söömine. Ma mõtlen, söömine on tähtis, aga et just õige nagu see toitumine, et kui me ei maga, siis tegelikult järgmine päev me ei tunne ennast hästi ja me ei suuda olla produktiivsed. Et selles suhtes võtta see arvesse ja võtta arvesse kõik need punktid, millest me rääkisime. Ja siis loomulikult toitumine, et toituda siis regulaarselt, vaadata, et sul on ilusti balanssis kõik need makroelemendid ja siis kui on tervislik toitumine, siis tegelikult väga niimoodi ei peagi muretsema nende mikroelementide pärast, sest need on kõik olemas. Aga üks asi, mis meil jäi mainimata tegelikult on D-vitamiin. Ja. Et D-vitamiini tähtsus on ka üks asi, millele ma tahaks väga rõhku panna. Et tegelikult D-vitamiin ei ole ainult vitamiin, vaid see on tegelikult hormoon ja kehale väga vajalik, et selles suhtes, et D-vitamiin on ka serotoniini tootmises või mängib väga olulist rolli serotoniini tootmises, et siis D-vitamiini on raske saada talvisel ajal päikesest, sest et seda päikest lihtsalt ei ole nii palju ja päike asub teise telje all, et ta on natuke kaugemal meist, kui ta on suvel. Et siis keskenduda sellistele asjadele nagu munade söömine, seente söömine, kala söömine, eriti rasvase kala söömine, mis sisaldab palju D-vitamiini. Aga ikkagi D-vitamiin on ainult 10%, see, mis me saame toidust, on ainult 10%. Et siis mõelda, et kas võtta juurde mingit hea kvaliteediga D-vitamiini. Ja tegelikult D-vitamiini näitaja veres peaks olema kuskil üle 120, et ei ole see miinimum 70, mis nagu arstid ütlevad, ja sa oled ikkagi nagu veel seal selles, mis ongi selles kriteeriumis, aga tegelikult see ei ole piisav meie kehale, et D-vitamiinil on väga suur roll meie kehas. Ja siis, mis me veel mainisime? Toiduained, hingamine, uni ja siis loomulikult ka väljas käimine ja natuke ka spordi tegemine, mis siis omakorda tekitab või toodab kehas endorfiine, aitab maandada, tekitab sellist lühiajalist stressi meie kehale, millest me siis pärast ilusti oskame taastuda. Ja siis veel ma ütleks, et näiteks kuuma ja külma selline kontrast dušš on ka väga hea. Et see tegelikult aitab ka tekitada selliseid mikrošokke kehale ja siis aitab kehal veel toota endorfiine. Et ma ütleks siis 5 punkti. Et kui neid kõik ilusti arvesse võtta, siis võib ilusti üle elada selle pühade aja, kui keegi peaks üksi olema. Ja loomulikult ärge unustage helistada oma lähedastele ja suhelda. Ja, võib kasutada FaceTime'i, et näha nägu ka, mitte lihtsalt kuulda häält. Just. Silmside on ka selline tore asi, mis tegelikult annab inimestele selle lõõgastuse. Just, kõige parem on muidugi kallistamine, sest see aitab toota oksitoksiini, oksitoosin, et see on selline armastushormoon. Aga jah, kahjuks kui ei ole see võimalik, siis ka jah, nagu sa ütlesid, silmside ja helistamine üksteisele. Aga väga tore oli sinuga rääkida sellest ja sinuga silmsidet hoida ja näha seda, et sul on seal Inglismaal kõik hästi ja asjad liiguvad omasoodu.
Ma tahaks veel lisada või küsida seda, et kui inimesed tunnevad rohkem huvi sinu tegemiste, toimetamiste vastu või siis tahaksid näiteks mõelda, et tegelikult sul on ju võimalik ka teha veebikonsultatsioone, et kuigi sa oled Inglismaal, siis kes näiteks Eestis soovib sinu käest toitumise kohta rohkem teada saada, et nemad saavad sinuga ühendust võtta. Jah, et ma mäletan, ma mainisin eelmine kord ka, et see aasta on olnud selline väga eriline aasta minu enda jaoks kui terapeudi jaoks ja kui individuaalses mõttes ka, et kuna ma jäin rasedaks selle aasta alguses ja ma olen nüüd peaaegu oma raseduse lõpus, et varsti sünnitan, siis tegelikult see aasta on olnud minu jaoks selline enda sissevaatamise aasta ja päris nagu mitte üksi olemise aasta, aga selline nagu kõigest detach imine nagu, et rohkem olla endaga ja aru saada, et mis on nagu elus tähtis ja nii. Aga sa võid jagada minu meili aadressit, mis ma jätan sinuga, kirjutan sulle pärast. Yeah. Inimesed võivad mulle meilida, et täiesti nagu teretulnud, aga järgmisest aastast mul on juba kõik logo ja kõik on valmis, et on tulemas tagasi minu Instagram ja on ka tulemas veebilehekülg, et seda võib ka pärast siis inimestele reklaamida, kui see kõik juba aktiivne on. Et jah, et see aasta on olnud selline vaikne aasta ja enesega olemise aasta. Sellised on väga vaja. Just. Ja ma arvangi, et nagu see aasta on päris paljude jaoks olnud eriline selles suhtes, et ta on sundinud meid enda sisse vaatama rohkem ja endaga tegelema rohkem, et siis kui tõesti on nagu rasked ajad ja väljakutseid rohkem, siis tegelikult sellistel perioodidel me õpime kõige rohkem iseenda kohta ja oma tugevuste kohta ja oma nõrkuste kohta. Ja kõik tugevused ja nõrkused on meil vajalikud, sellepärast et elu on yin ja yang, et ei ole nii, et me oleme alati tugevad ja mitte kunagi nõrgad, et kõik peaks olema teretulnud. Et see võikski olla lõpetuseks, et isegi kui me oleme üksinda ja meil tekib ärevus, siis nagu sa alguses mainisid, tuleb vaadata enda sisse, tuleb aktsepteerida oma nõrkusi ja tugevusi ja tuleb ennast kui inimest aktsepteerida. Selles ei ole midagi halba ja keegi peale meie enda tegelikult ei judge'i meid. Et selles suhtes. Ja kas see läheb mööda? Jah, just. See läheb ka mööda. Et meeles hoida, et see on lihtsalt hetk ja see läheb mööda ja sealt edasi on tulemas midagi uut ja ma loodan, et väga positiivselt. Just, et kõik väljakutsed tegelikult sünnitavad midagi uut. Nagu täpselt samamoodi viimane punkt, et ka tähed, kui nad omavahel kokku põrkavad, siis tegelikult nad pärast seda põrget tekitavad uusi maailmasid. Vot. Aitäh sulle ka, et sa mind täna siia kutsusid. Mul oli väga meeldiv rääkida ja ma väga loodan, et paljud inimesed said siit omale midagi kõrva taha panna ja ma soovin kõigile ilusaid pühi ja head uut aastat. Ja aitäh sullegi, et sa leidsid aega, et siia veebikohtumisele tulla ja meiega jagada kõiki neid teadmisi, mis sa täna rääkisid. Ja ma loodan, et ka teie perel tuleb väga mõnusad pühad ja varsti on teid rohkem jälle. Aitäh. Ja hoidke ennast seal Inglismaal. Ja sina ka ja teie ka. Aitäh.